tulemast Saatuse Ratta kanalile. Minu nimi on Maili Aurora ning ma tervitan sind selles kaardilugemise videos, kus täna saame teada, mis on sulle tulemas suhetes ja armastuse elus. Hetke pärast näed sa enda ees 4 erinevat kaardigruppi. Kasuta enda sisetunnet, intuitsiooni ning vali ainult siis üks gruppidest või üks fotodest, mis sind kõige esimesena kõnetas. Siit selle video infokastist saad sa valida ka ajatempli ja sellele peale vajutades hakkab video mängima siis just õige koha pealt. Olen ajatemplit teinud neile, kes on suhtes ja neile, kes on vallalised, nii et juhindu siis enda suhtes staatusest ja vali just õige koha pealt siis enda grupp. Mina olen sinu eest väga tänulik ja soovin sulle ilusat lugemist. No nii, sinu ees on nüüd gruppide valik. Need grupid on kõik praegu mõeldud nendele, kes on suhtes. Kui sina suhtes ei ole ja sa oled vallaline, siis võid kohe liikuda infokasti ja valida siis gruppide valiku just siis neile, kes on vallalised. Kui sa tunned, et sa ei oska enda suhtes staatust tegelikult päris lõpuni hetkel määrata, et oled sa siis suhtes või oled sa vallaline või kus sa oled, et siis sa võid kuulata mõlemat lugemist, siis seda lugemist, mis on siis praegu tulemas kõigile neile, kes on suhtes ja mine siis hiljem vaata ka lugemist neile, kes on vallalised. Kuid kaardigrupid on siis järgmised. See on grupi number 1 kaart. Grupi number 2 kaart. Grupi number 3 kaart. Ja grupi number 4 kaart. Ja kui sa oled enda valiku teinud, siis võid juba minna ajatemplite juurde infokastile ja hakata enda lugemist kuulama õige koha pealt. Tere tulemast, grupp number 1 ja see on sinu kaardi lugemine. Vaatame siis, mida erinevad oraklikaardid sulle räägivad. Alustame siis romantika ingli kaartidest. Kõigepealt kõige esimeseks kaardiks tuleb sulle selline nagu kaassõltuvuse kaart. Et mingisugused sõltuvused, võib-olla on see sõltuvus oma kaaslase vastu, et üks osapool on teisest rohkem sõltuvuses või on siin suhtes mingisugused hoopis kolmandad sõltuvused siis millega kas tegeletakse või tuleks tegeleda. Ehk siis see kaart ütleb, et see on kindlasti justkui oluline osa või roll siis, mis võib olla päevakorras või mis on tulemas. Järgmiseks kaardiks tuleb sulle kaart Let go of control issues ehk siis tuleb vabastada selles koosluses, selles suhtes mingisugune kontroll. Ja ütleb see kaart ka veel seda, et sa laseksid asjadel kuidagi loomulikult minna või laseksid millestki lahti, et mingisugune olukord siis hakkab kooruma või kuidagi jõudma oma mingisugusele kulminatsioonile loomulikul teel. Nüüd järgmiseks kaardiks tuleb sulle kaart, et säilita usk ja säilita usaldus ja ütleb see kaart tõesti, et sa usaldaksid praegu saatust ja usaldaksid siis seda olukorda ja kõike seda, kus sa praegu oma kaaslasega oled. Et see usk siis hetkel on hästi oluline ja mina tajun ka siin seda tõesti, et võib-olla suhtes on olnud või on tulemas mingisugused pingelisemad ajad või keerulisemad ajad. Võib-olla see periood juba on siis käivitunud, kuid tõesti, et see usu säilitamine siis hetkel on oluline. Nüüd järgmiseks kaardiks tuleb sulle kaart, mis ütleb, et sa teeksid oma kaaslase heaks midagi. Et sa annaksid talle mingisugust tähelepanu, mida tema hetkel võib väga vajada.
olenemata sellest, kas sa oled ise olukorras, kus sa võib-olla tunned, et võib-olla ootaksid sina mingisugust erilisemat kohtlemist või tähelepanu, et siis hetkel just tahavad kaardid jagada sulle siis seda sõnumit, et sina oleksid siis algataja pool. Vaatame edasi. Tuleb sulle kaart, jällegi usk ja usaldamine ja et mingisugused võimalused on tulemas selles suhtes siis sinu poole. Ikkagi, et vabastaksid sa igasugused hirmud, et ära karda. Et sa oled armastusega ümbritsetud ja võib-olla mõnikord sinu muretsemine võib olla siis ülearuna. Et sa usalda praegu rohkem iseennast ja usalda ka enda seda instinkti ja sisetunnet. Püüa mitte asju üle analüüsida. Et mingisugune võimalus siis on justkui tulemas, paindlikkus. See kaart ütleb, et kõik on võimalik. Ja läbimurre, väga võimas, et selles suhtes on siis tulemas mingit laadi läbimurre. Mingisugune soov võib täituda. Jällegi ütleb, et ikkagi vabasta need hirmud. Lase oma häälel kõlada. Et kuidagi praegu on oluline vabaneda igasugustest valedest uskumustest, valedest arusaamadest, võib-olla ülemõtlemisest, ülemuretsemisest. Lase oma südamel ennast juhtida ja juhatada. Ja usalda seda, et õige aeg millegi jaoks on siis veel alles tulemas. Vaatame edasi. Addictions. Üsna sarnase kõlaga grupp number 1 tulevad sulle need kaardid siia, et ikkagi, et üks osapool on natuke teisest nagu rohkem sõltuvuses. Võib olla siin kontrollimist või kahtlusi, mingisugused hirmud tulevad välja. Ühesõnaga, mingisugune blokeering justkui selles suhtes siis võib kas hetkel juba olla või tulemas siis olla. Ja südame tervenemine. Et mingisugusest ebameeldivast olukorrast, südamevalust hakkab toimuma tervenemine. Toimub nii-öelda nende mürkide vabaks laskmine. Et mis iganes sellist sõltuvust või kaassõltuvust ma siin enne tajusin, eks ole, juba nende armastusengli kaartidega, et siis paistab ikkagi, et mingisugune just nimelt läbimurre on tulemas ja millestki liigutakse edasi. Siis on tulnud sulle selline ilus kaart ja see kaart ütleb seda, et emotsioonid on loomulik ja samas väga vajalik osa elust. Aga et need võivad siis mõnikord just nimelt need mureemotsioonid ja sellised raskemad tunded võivad tekitada sinu ümber sellise udukogu, et sa ei näe asju päris enam läbi või selgelt sellistena, nagu nad tegelikult on. Ja et sa saaksid ja suudaksid asju selgemini ja paremini näha, peaksid sa siis vabastama kõik piirangud ja kõik sellised uskumused või mõttemustrid, mille sa oled ise võib-olla endale loonud või kuidagi ajas on tulnud siis sinu sisse. Et igasuguste hirmude tõesti siis lahti laskmine. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud siis selline kaart. Ja see kaart ütleb seda, et elu on siis pidevas sellises edasiliikumises ja tsüklid siis pidevalt muutuvad. Et ikkagi püüa mitte siis kuidagi vastupanu osutada muutustele, mis on siis selles suhtes tulemas. Mine vooluga kaasa. Püüa mitte stressata. Et
et just nimelt vooluga kaasa minnes sa võid siis kuidagi üllatuda just nimelt selles kõiges, kuhu siis sa minemas oled või kuhu sa siis jõuad. Ja kõige viimane kaart ütleb manifesting miracles, et imede manifesteerimine. Et sinu mingisugused mõtted, tunded või unistused saavad peagi reaalsuseks. Usalda oma südant ja mine edasi, mine lihtsalt edasi. Just ikkagi see vooluga kaasa minemine ja võtta sellest kaardi lugemisest kaasa kõik see, mida sa tunned, et on vaja kaasa võtta, usu ja usalda. Selline lugemine siis sulle. Aitäh, et sa oled olemas. Ma soovin sulle kõike ilusat ja kõike head. Tere tulemast grupp number 2. See on siis sinu armastuse ja suhete kaardi lugemine. Vaatame siis, mida kaardid sulle räägivad. Kõigepealt siis vaatame armastuse ingli kaardipakist 2 kaarti. Sulle on tulnud kaart südamest südamesse vestlus. See tähendab siis seda, et sina ja sinu kaaslane õige pea võite millestki väga olulisest rääkida. Tõesti nii, nagu see kaart ütleb, südamest südamesse. Millegi arutlemine väga ausalt. Siin võib olla ka tunnete jagamist või midagi olulist siis, mis on olnud südamel ja mis siis arutlemist ja läbirääkimist vajab. Teiseks kaardiks tuleb sulle kaart Express your love, mis tähendab eesti keeles siis, et väljenda enda armastust siis oma kaaslasele. Anna minna ja tee siis mingisugune romantiline žest sina esimesena. Et tundub, et kaardid tahavad öelda, et sinu kaaslane võib väga oodata tegelikult midagi sellist toredat ja armast sinu poolt, et sa siis näitaksid millegagi välja seda head ja positiivset, mida sul on talle anda tegelikult. Siis on sulle kaart tulnud Love makes the difference, et armastus siis loob või teeb selle muutuse või muudatuse. Armastus aitab sul tervendada mingisugust teatud valu, mis on siis minevikus osaks saanud. See võib olla siis seotud kas suhtega või seotud hoopis mõne muu eluosaga, kus on siis toimunud sinul või sinu kaaslasel siis midagi sellist, kus on tuntud hingevalu. Et selline eneseusaldus, turvalisus, enda väärtustamine, et see kõik siis saab olema väga-väga oluline selles suhtes. Siis on sulle tulnud kaart Act as if your partner is here, et käitu nii, nagu sinu partner oleks siin kohal praegu. Osadel juhtudel grupp number 2 võib siis viidata sellele, et sinu ja sinu kaaslase vahel on mingisugune distants. See distants võib olla seotud vahemaaga, kuid see distants võib olla siis ka vaimsel tasandil. Et mina näen siin eemal olemist ja just kui ma tunnengi, et need kaardid, mis on siin eelnevalt ka välja tulnud, et see südamest südamesse rääkimine ja armastuse väljendamine, et need kuidagi võivad siis olla võtmeks sellele, et seda teatud lähedust siis suurendada ja kasvatada absoluutselt. Vaatame edasi. Tuleb sulle imede kaart, ehk siis usu tõesti, et mingisugused imed on tulemas ja mingisugused lootused täituvad, alistu, mured kõik saada minema. Et selline tervendav armastuse energia on siis sinu suunas tulemas. Palun usu ja palun usalda, et sa ei ole tegelikult üksi ja sa ei ole kunagi üksi, et ka kusagilt kõrgemalt poolt siis tõesti
sind valvatakse ja sind hoitakse ja on sinu armastuse elule siis ka silm peale pandud. Et midagi siis laheneb, mingisugune tervenemine ja midagi siis on möödumas. Just, et sa saad manifesteerida enda ellu ise imesid, kui sul on piisavalt usku. Ja loomingulisuse kaart siis ütleb seda, et selles suhtes võib olla väga oluline praegu kasutada erinevaid loomingulisi lahendusi, väljuda raamidest, proovida midagi täiesti uut, mida ei ole varasemalt proovinud, koos ühised projektid, mingisugused muudatused, võimalik, et koduga seotud muudatused, võib-olla enda välimuses mingisugused muudatused ja muutused. Et seda see kaart siis ütleb, et kuidagi loominguliselt siis mingisugused uuendused võivad tekkida. The Dragonfly, kiilikese kaart tuleb sulle ja et kergusega mine edasi, midagi võimalik, et sa saad peagi teada, et asjad saabuvad nagu valguse kätte, toimub muutus ja toimub mingisugune tervenemine. Kirekaart, pöörane keemia, see võib ühest küljest tähendada väga romantilist, tulist, väga kirglikku keemiat, võib tähendada ka teravat keemiat. Igal juhul ma tunnen, et siin on väga tugev teineteise selline nagu, ma ei ütleks, ma tahtsin öelda mõistmine, mitte alati, kuigi väga tugev selline meeldimine, selline vastastikune meeldimine on siin olemas ja justkui selline soov midagi lõbusat koos ära teha või kogeda on siin siis täiesti olemas. Selline kaart järgmiseks siis sulle ja see kaart ütleb seda, et sa ei teeks otsuseid tuginedes sellele, mida sa mõtled, et sa peaksid tegema, vaid jää siis iseenda isiksusele kindlaks. Et ära tee seda, mida sa tõesti arvad, et sa peaksid tegema, vaid tee seda, mida su süda ütleb sulle, et sa tegema peaksid siis just praegusel ajahetkel oma suhtes. Järgmine kaart on siis selline kaart. Ja see kaart ütleb seda, et sa sulgeksid oma silmad ja ütleksid endale, et sa väärid rohkemat ja et sa väärid naudinguid ja et sa väärid õnne. Mida rohkem sa tegelikult iseendale kinnitad seda, mida sa väärid, seda rohkem saab seda sinu suunas tulla. Ikkagi sellist nagu lõbusust ja uusi seiklusi kaardid, mul on tunne, tahavad siin sulle siia teele saata, et justkui suur vajadus on siis mingisuguse uuenduse ja mingisuguse sellise kerguse ja kuidagi rõõmu ja mingisuguse tähistamise üle. Et olenemata sellest, millises olukorras või milline su suhe praeguselt on, mul on tunne, et saab astuda järgmisele astmele. Ja kõige viimane kaart on siis selline kaart, väga armas kaart. See kaart ütleb jällegi, et kuigi me võib-olla oleme kas füüsiliselt või vaimselt siis eemal teineteisest, meie armastus suudab siis tõesti läbi aja ja ruumi vastu pidada. Et mitte midagi ei ole tegelikult puudu. Et kõik on tegelikult olemas, olenemata sellest, milline see olukord praegu olla võiks. Et kõik on justkui omamoodi muutuses. No vot, selline lugemine siis sulle grupp number 2. Ma olen sinu eest väga tänulik ja soovin sulle kõike head. Tere tulemast grupp number 3, see on sinu kaardi lugemine. Vaatame siis, mida kaardid sulle ütlevad.
Alustame siis romantika ingli kaartidest. Kõige esimeseks kaardiks tuleb sulle kaart Healing Family Issues, see on siis perega seotud tervenemine. See võib siis olla seotud sinu või sinu kaaslase perekonnaga või mõne lähedasega või siis absoluutselt selle sama suhte tervenemine on siis tulemas. Igal juhul, et andestamine kas kellelegi teisele või siis suhtes, et see hakkab siis mängima olulist rolli ja teatud tervenemise energia siis siin liikumas on. Järgmiseks kaardiks Love yourself first, et armasta siis kõigepealt iseennast. Mida rohkem sa iseennast austad, seda rohkem sa siis hakkad ligi tõmbama igasuguseid armastusega seonduvaid romantilisi kogemusi ja absoluutselt siis selles samas koosluses, kus sa praegu oled. Järgmiseks kaardiks üsna sarnane mõte sellele eelmisele kaardile. Love who you are ehk siis armasta seda inimest, seda imelist inimest, kes oled sina. Sina oled jumalik ja absoluutselt väärid kõike kõige paremat ja võimsamat siin selles elus, mida sellel maailmal sulle pakkuda on. Mulle jäi silma number 8. Nii et võib-olla number 8 mängib ka mingisugust olulist rolli, võib-olla mingisugune 8. kuupäev. Igatahes number 8 on selline igavikuline number ja see hetkel siis mind tõmbas enda poole. Nii et võid siis selle ajatempli endale ka igaks juhuks meelde jätta. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud Back to what you love, tagasi selle juurde, mida sina armastad. Et mõtle nüüd üle, mida sa tegelikult soovid ja ihaldad. Ära kaota ära seda, mis sind tegelikult õnnelikuks teeb. Väljenda oma kaaslasele absoluutselt samamoodi seda, et mis see armastuse keel sinu jaoks on, et kuidas sina soovid, et see väljenduks siis teie suhtes. Järgmiseks kaardiks alistumise kaart. Säilita positiivne mõtlemine. Midagi on siis liikumises. Miski on jumalikus järjestuses. See kaart ütleb ka seda, et mitte miski ei muutu tegelikult täielikult enne seda, kui toimub millegagi leppimine. Just see alistumine, et ei oleks sellist kohtumõistmist, liialt suuri ootusi. Ja kui see alistumine toimub, et siis maagiliselt toimub mingisugune transformatsioon selles suhtes. Järgmiseks kaardiks tuleb sulle tähekaart. Jällegi, et usu iseendasse, et sa oled selline imeline looja. Vabasta hirmud, leia endasse särav, sädelev täht ülesse. Lase asjadel lihtsalt olla. Nendel asjadel, millele sa ei leia seletust või tähendust, lase nendel asjadel minna. Ära püüa kontrollida. Lase kergusel oma hinge tulla. Et kuidagi selline tunne on, et mõnikord sa võid iseennast ära kaotada. Et see kaart tahab meelde tuletada, et sina oled tegelikult tähekene, kes on määratud särama, nii et ära ennast mitte mingil juhul mitte kuidagi alla suru. Vaatame, mis tuleb edasi. The runner, jooksja. Siin selles suhtes võib siis olla nii, et üks osapooltest millegipärast nagu panustab rohkem või siis tunneb seda, et tema annab rohkem kui teine osapool. Siin võib olla ka intiimsusega mingisuguseid erimeelsusi, ego, mängud, et
et kuidagi et selline nagu natukene tuisune energia tuleb siit välja, mingi väsimus justkui või et no nagu ma ütlesin, ikkagi siin omamoodi mingi tervenemine justkui siis hakkab toimuma. Mõõg ja roos, et tõde tuleb, selgus tuleb, revolutsioon, ausus, jõud, kaitse. Ehk siis et midagi on siin nagu võtmas uut kuju, mul on tunne. Siis järgmiseks kaardiks on sulle tulnud selline kaart ja see kaart ütleb, et lase lähemale. Lase teine inimene endale lähemale, kuid austa siis seda vahemaad või oma ruumi, mis peab samal ajal teisele inimesele ja samamoodi ka sulle alles jääma. Et armastus mitte kunagi tegelikult ei võta, ta lihtsalt annab. Et armastuse energia on hästi puhas, ta ei ütle tegelikult kunagi seda, et mina tahan või et sa pead tegema nii. Et siin üks või teine osapooltest mul on tunne, et kas on minemas või on juba varasemalt läinud just nimelt natukene sinna ego mängudesse, nagu ma ütlesin. Ja ego tähendabki seda, et ego ütleb, et mina tahan. Aga armastuse keeles siis tegelikult ego sellisel kujul ei eksisteeri. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud selline väga ilus kaart. Ja see kaart ütleb hingesugulased, et teie olete hingesugulased. Teie hingede vahel on olnud kokkulepe. Teie hingede vahel on olnud siis kokkulepe selles maailmas koos olla. Hetkel ma ei vaata seda, millist sorti hingekaaslastega on tegemist, kuid hingekaaslased alati tulevad väga suuri õppetunde ja väga suuri elamusi andma. Nad ei pruugi olla alati kõige lihtsamate killast, kuid kindlasti on siin väga palju ilusat, mida ka selle inimese ja selle koostuse ja suhtega siis kogeda. Ja kõige viimaseks kaardiks tuleb sulle selline ilus linnuga kaart. Uus algus, uus seiklus ootab sind. Et selline tõesti, et võta vastu tänuga see kirglik selline kuidagi uus algus või unistused või midagi on siin uuesti sündimas või tulemas mingisugust uut energiat teile. Nii et see uus algus siis teid kahte ees on ootamas. Sellised kaardid sulle said, mina olen sinu eest väga tänulik ja soovin sulle kõike head. Tere tulemast, grupp number 4, see on sinu kaardi lugemine ning vaatame siis, mida suhete ja armastuse kaardid sulle soovivad täna öelda. Kõigepealt alustame siis armastuse ingli kaardipakist. Stay optimistic about your love life, et jää oma armastuse elu suhtes igatepidi optimistlikuks. Positiivne mõtlemine ja usk ja usaldus aitavad siis teil kahel lähedasemaks saada või tõesti kuidagi seda sidet kasvatada ja tugevdada, mis teie vahel on. Sa väga väärid armastust, need armastuse noolekesed on sinu suunas valmis pandud ja tõenäoliselt tahab see kaart eeskätt öelda ka seda, et sinu kaaslane armastab sind väga. Turn your heart light. Turn on your heart light. Ja, et pööra oma süda valguse poole. See kaart tegelikult ütlebki, et sa tunneksid nagu kergust ja rahutunnet enda sees. Mõtle nendele hetkedele, kui sa oled enda kaaslasega ennast tundnud kõige õnnelikumana.
et millised on olnud need teie kõige ilusamad õnnehetked. Ja isegi kui tuleb nagu sellist tuisku ja tormi mõnikord teie argipäeva, et siis keskendu alati sellele positiivsele. Et see aitab ka seda negatiivset ebavajalikku energiat tegelikult kiiremini minema saata. Füüsiline puudutus. See võib tähendada tõesti, et teie vahel on sellist tugevat kirge või siis üks osapooltest väga tunneb ja vajab, et just see füüsiline puudutus oleks teie vahel väga võimas ja väga päevakavas. et selline tugev, selline füüsiline lähedus, et see ei tähenda ainult seksi, eks, vaid just nimelt selline käest kinni hoidmine, kaisus olemine, et just selline füüsilise puudutuse armastuse keel siis ühel osapooltest selles suhtes olla võib. Kui sa ei tea, milline on sinu armastuse keel, siis ma soovitan sul lugeda raamatut 5 armastuse keelt ja selle raamatu lõpus on siis tegelikult ka test, mida saab teha, et teada saada, millises armastuse keeles räägid sina ja millises armastuse keeles räägib sinu kaaslane. Kui sa paned Google'i otsingusse ka inglise keeles 5 armastuse keelte test, et siis sa leiad selle testi ka inglise keeles ja saad seda siis tegelikult teha. Järgmiseks kaardiks The Golden Mirror, see on siis kuldne peeglikene. Siin võib olla nagu, see kaart tegelikult ütleb, et võib nagu tunduda mõnikord või tunda üks osapooltest, et midagi nagu mõnikord tasakaalust väljas, et üks nagu tunneb, et mina äkki annan rohkem või siin on kirjas nartsissistlik käitumine tegelikult. No tegemist on üldise kaardi lugemisega, et ma jätan selle sõna siia sisse hetkel, et võib-olla mõnda inimest see natukene kõnetab, kuid juhindume siis sellest, et tegemist on tõesti üldise lugemisega. Et praegu ma juhindun nagu sellest, et võibki siis olla sellist karmi teineteisele nagu peegeldamist mõnikord. Järgmiseks kaardiks kohtingukaart. Võimalik, et olete siis mingisugusele kohtingule siis koos oma kaaslasega minemas või hakkate seda planeerima või siis üks osapooltest väga siis tahab just nimelt seda särtsu ja sära siia suhtesse juurde tuua. Positiivne lõpplahendus. Ühesõnaga, mingisugune positiivne lõpplahendus on siis siin suhtes tulemas. Mingisugused uskumused ja kuidagi hoiakud võivad muutuda. Ära tunne hirmu selle üle, et teis on erinevusi. Et sellepärast ei ole vaja muretseda. Et mingisuguse positiivse lõpplahenduse loomine. Siis tuleb sulle kaart inspiratsioon, et miski selles suhtes siis hakkab looma ja andma tugevat inspiratsiooni. Kasutad siis oma intuitsiooni, millegi jaoks saab olema õige ajahetk, õige pea. Pane väga tähelepanelikult tähele siis, millised mõtted su meeltesse tulevad. Palju ideid võib sulle tulla. Et selline kuidagi selline inspiratsioon ja looming kuidagi siis külvab üle sind või siis teie suhet. Võib-olla hakkate koos millegi põneva kallal siis toimetama. Järgmine kaart on selline ilus kaart sulle tulnud. Ja see on kirekaart. Ikkagi kirge teie vahel on. Et tõesti selline nagu flirtimine või võrgutamine või tõesti alistumine ja naudingud. Et seda see kaart siis kinnitab, et teie vahel olema saab või juba on absoluutselt. Siis on tulnud selline ilus kaart sulle ja see kaart on transformatsiooni kaart.
et see side, mis teie vahel on, igal juhul hakkab siis süvenema ja muutub sügavamaks. Ja armastus võidab, ületab kõik ja suudab siis transformeerida kõike siis, mis praegu parasjagu käsil on. Ja kõige viimaseks kaardiks tuleb sulle selline kaart. See kaart ütleb, et minevik on sinu selja taga või siis jäta minevik sinna paika, jäta ta oma selja taha. Et ole avatud uutele võimalustele. Uus teekond on praegu sinu jaoks avatud ja mine sellele teele täis suurt usku ja usaldust. Väga ilus kaart lõpetamaks sinu kaardi lugemise. Mina olen sinu eest väga tänulik ja soovin sulle kõike head. Tere kõigile vallalistele. Näed siis enda ees praegu gruppide valikut. Grupp number 1, 2, 3 ning 4. Ma näitan sulle lähemalt siis ka kõiki neid pilte. Grupp number 1, grupp number 2, grupp number 3 ja grupp number 4. Kui sa oled enda valiku ära teinud, siis leiad selle video alt ajatemplid, et saad siis enda lugemist kuulata just täpselt õige koha pealt. Mina tänan sind ja soovin sulle ilusat kaartide sõnumit. Tere tulemast grupp number 1, see on sinu kaardi lugemine ja vaatame siis, mida kaardid sulle räägivad. Alustame armastuse ingli kaardipakist. Kõigepealt on sulle siis tulnud kaart keemia ehk siis armastuse elu mõttes mingisugune tugev magnetväli või jõud siis on tõesti tulemas sinu poole, sinul ja kellelgi saab olema siis väga tugev magneetiline side, mis teid kokku tõmbab. Teiseks kaardiks kinnitab absoluutselt sulle siis armastuse kaardipakk sulle, et uus armastus on sinu suunas tulemas. Täiesti uus inimene armub sinusse, sina armud temasse, keegi, keda sa tõenäoliselt hetkel veel ei tunne. Väga põnev. Siis practice compassion, kaastundlikkuse kaart ütleb seda, et armastuse elu mõttes peaksid sa just nimelt praegu siis leidma mingisuguse uue perspektiivi või mingisuguse uue vaatenurga. Võimalik, et siis täiesti midagi sellist teistsugust on sulle tulemas, ehk siis peaksid oma meeled hoidma avatuna, tuleb midagi erinevat sulle. Järgmiseks kaardiks. Armastus on kõikjal sinu ümber ja tõesti, et armastust ongi tõepoolest igal pool ja kui sa selle tõe võtad omaks, et kõik on võimalik ja kõik on võimalik absoluutselt igal ajal ja ei ole vaja üldse mingisugust muret tunda, et kuna ja kus ja kas, et seda kiiremini tegelikult asjad hakkavad juhtuma just nimelt armastuse elus siis. Intuitsioon. Praegu hästi oluline, et sa usaldaksid enda intuitsiooni ja kõik, mis tundub nagu loogiline, ei pruugi olla päris õige tee. Nii et juhindu siis enda sisetundest armastuse elus rohkem. Mingisugune vastus on justkui sinu sees juba olemas, et justkui mida sa peaksid tegema või mis on tulemas. Et väga kinnitab see kaart, et väga kuidagi nagu lõputult on erinevaid võimalusi siis sinu jaoks tegelikult olemas. Ära püüa kõigele lahendust või vastust leida. Usalda oma tundeid ja tea seda tegelikult, mis on tegelikult sinu jaoks õige. Kui sina ise seda tead, siis seda tugevamalt saabki tulla see õige sinu poole. Sulle on tulnud peaingli kaart.
ehk siis sa oled, mul on tunne, kellegi kõrgema ingli poolt kaitstud ja ka tema ütleb, et usalda. Kõik hakkab siis kooruma täpselt õigel ajal. Praegu mängib sinu armastuse elus olulist rolli jumalik ajastus. Sea oma fookus armastusele, sellele, mida sa tõeliselt ihaldad ja soovid. Manifesteeri enda ellu seda, kinnitades endale selgelt, et just nimelt see on see, mis sinu elus olema saab. Ole kannatlik, sinu üle valvatakse. Not enough, et ei ole piisav. Võimalik, et sa oled elus tundnud või võid ka lähitulevikus tunda millegi pärast, et sa ei ole äkki piisav või tunned mingisugust frustratsiooni. Enesekindluse puudus võib siin mängida mõnikord olulist rolli ja võid iseennast sellega saboteerida. Et ikkagi jah, et mingisugused hirmud ja mured võivad sinu sisse tekkida ja võimalik, et võid olla kimpus ka armukadedusega. Kuid tegemist on üldise lugemisega, eks, et võta siit siis kaasa see, mida sa tunned, et kõnetab. Separation, lahus olemine. Kas võib olla nii, et osadel juhtudel lahus olemine, eks ole, et sa oledki praegu oma armsast kaaslasest lahus, sest sa oled vallaline. Kuid osadel juhtudel võib see tähendada ka seda, et sina igatsed kedagi, keda sa juba tunned või igatseb keegi sind. Kuid jällegi, et uus armastus, et keegi täiesti uus inimene on sinu ellu tegelikult tulemas, kinnitab siin see kaart. Osadel juhtudel, kuna tegemist on üldise lugemisega, ma ei saa seda mainimata jätta, võib see tähendada vana armastusega uut algust ja uut armastust. Sest ikkagi praegu siin see igatsus ja kurbus millegi pärast kellegi sees olulist mingisugust rolli mängib ja tulebki siin see ebakindlus nagu tuleviku osas. Kas sina siis mõtled kellelegi või keegi mõtleb sinust? See võib tähendada ka seda, et kui teie hinged on hetkel siis selles lahus olemise protsessis, siis tegelikult alateadvuses, hingetasandil siis tegelikult toimub teineteisele mõtlemine, kuigi võib-olla te ei pruugi teada, mis sidemes te täpselt olete, võib-olla te ei ole veel kohtunud, kuid igal juhul kaks hinge siin teineteist igatsevad. Vaatame edasi, selline ilus kaart on sulle tulnud ja embrace, et te leiate teineteises selle puuduva tükikese, mis on tõesti siis puudu olnud. Väga ilus sõnum. Siis eelviimane kaart on selline kaart ja ütleb, et kõik, mis puudutab siis südame asju ja seda, mis on siis armastusega seotud, et selles ei ole õiget ja vale vastust tegelikult. Et iga valik, mille sa teed, tegelikult laiendab siis seda arusaama armastusest ja üldse sellest kogemusest ja ütleme nii, et absoluutselt kõigest. Et kui sina teed mingisuguse valiku, et siis see juba omamoodi muudab sinu saatust. Ja kõige viimaseks kaardiks on sulle tulnud selline ilus kaart ja see kaart ütleb, et only time will tell, et vaid aeg annab vastuse. No väga põnevad kaardid sulle grupp number 1. Aitäh sulle, et sa oled olemas ja soovin sulle kõike head. Tere tulemast grupp number 2, see on sinu kaardi lugemine ja vaatame siis koos, mida kaardid sulle räägivad. Kõige esimeseks kaardiks on sulle tulnud kihlumise kaart ja et sinu armastuse elu hakkab liikuma kõrgemale tasandile. Siin on kõrgem pühendumine ja kõrgem side.
romantilised tunded sinul siis kellegi vastu või siis kellelgi sinu vastu on tärkamas romantilised tunded. Like attracts like ehk siis meeldimine tõmbab ligi meeldimist. Et kui sina igatsed rohkem armastust, siis anna armastust rohkem välja. See kiirendab seda protsessi. Anna armastust välja erinevates eluosades ja seagi see taotlus, et see, mida ma praegu teen, see tähendabki seda, et sellega ma annan praegu armastust välja. Kui sa teed mingisuguse kingituse kellelegi, siis mõtlegi, et see on sinu armastuse žest. Sea lihtsalt see taotlus enda peas, sest mida sa mõtled, seda sa tõmbad enda poole. Isegi toidupoes käies, kui ostad näiteks süüa endale ja annad kassapidajale raha, siis mõtlegi, et sa annad praegu välja armastust ja armastuse energiat. Tegelikult siis küllus hakkab kasvama sinu elus, kui sa nii mõtled. Järgmiseks kaardiks, you are limitless, et sa oled piiritu, et sa saad nagu kõike teha, mida sa valid. Et kõik on võimalik, just nimelt armastuse elus, siis soovib see kaart sulle seda öelda. Juveeli kaart. Et iga sündmus või iga olukord, mis siis sinu ette tuuakse, see on uus võimalus uueks kogemiseks ja tõesti kõrgemaks armastuse kogemiseks. Et leia need võimalused üles ja haara neist kinni. Et universum justkui tahab sulle neid võimalusi anda, nii et ütle rohkem jah siis uutele kogemustele ja uutele võimalustele. Usalda. Pole vaja midagi karta, et armastuse energia on kindlasti sinu poole siis tulemas. Afirmatsioonid. Paistab, et kaardid ikkagi tahavad hästi tugevalt seda öelda, et afirmatsioonid ja sinu enese manifesteerimine aitavad armastust siis su ellu tuua. Saatuseratta YouTube'i kanalil on ka armastuse afirmatsioonid, mida sa võid siis taustaks igapäevaselt kuulata. Igal juhul et sa suudad siis oma mõtetega hakata siis kiirendama seda armastuse protsessi ja tulemist siis enda ellu. Et sa oled väga võimas looja, tahavad need kaardid öelda. Et ära alahinda oma südame ja oma sellist nagu vaimu jõudu. Just nimelt. Väga võimas. Siis see kaart ütleb seda, et sa oled mingisugustest takistustest üle saamas, toimub õppimise protsess, toimub arenemine ja algab uus faas ja sind valmistatakse ette siis ühinemiseks kellegagi. Väga kihvt. Coffee cup. Kohvitassikene, kellegagi kohtumine, hetkes olemine, tõesti tunned ennast ülimalt hästi. Võimalik, et see suhtlus siin kellegi uuega algab siis sõpruse tasandil. Et hästi tugevalt siin näitab jah selliseid kohtinguid, koos olemist ja tundma õppimist. Vaatame edasi. Tuleb sulle selline kaart. Ja peegeldamine. Et kui see inimene sinu ellu tuleb, et siis on oluline anda mingisugust oma aega. Hästi oluline usk ja usaldus, et kõik läheb väga hästi ja sulle kõige paremal viisil. Võimalik, et kui te tutvute, siis ühel teist on elus midagi käsil, mis siis võtab ka veel oma aega ära, ehk siis võib-olla te ei saa nii sageli mingil põhjusel kokku, võib-olla tal või sinul ei ole aega nii sageli endast märku anda, et usalda siis, et tegelikult muretsemiseks ei ole põhjust, ära hakka üle mõtlema, et kõik on väga hästi. Et kõik on väga hästi ja saab siis usaldada seda protsessi. Järgmiseks kaardiks selline kaart, mis ütleb
et on hästi oluline astuda sammukene tagasi ja hetkeks siis omaette aega veeta. See on hästi oluline just selle jaoks, et sa suudaksid selle enda fookuse seada õigesse kohta. Et sa annaksid endale aega läbimõtlemiseks, keda sa tegelikult tahad. Ja hästi oluline ongi see välja mõelda ja miks mitte ka kirja panna. Ja kõige viimane kaart on sulle tulnud siis selline kaart. Ja see kaart ütleb seda, et ole siis teadlik sellest, mida sa enda ellu tõmbad. Ja tõesti, et see määrabki ära nagu selle kvaliteedi, mida sa saama hakkad. Et kuidagi see suhe või see inimene, kes sinu poole on tulemas, ta hakkab hästi tugevalt sulle peegeldama seda inimest, kes oled sina ise. Nii et vaata peeglisse, kas sulle meeldib see, kes sa oled, milline sinu elu on, milline sinu iseloom on, mida sina suhtes oled valmis andma, et tuleb sinu ellu keegi, kes on väga sarnane siis sinule ja hakkate teineteisele üksteist peegeldama. Et sellepärast ongi hästi oluline võib-olla ka hetkeks see aeg võtta ja läbi mõelda, mida sa tegelikult tahad ja võib-olla kuidas ise käituda, et saada siis võib-olla seda kõrgemat kogemust, mida sa väga ootad, sest igal juhul siia tuli ju sulle see kihlumise kaart, mis ütleb, et kõrgemale tasandile see armastuse elu sul liikumas on. Mina olen sinu eest tänulik ja soovin sulle kõike head. Tere tulemast grupp number 3, see on sinu kaardi lugemine ja vaatame siis, mis armastuse elus suhetes sinu poole tulemus on. Kõige esimeseks kaardiks on sulle kohe tulnud past life relationship ehk siis sa oled seda inimest juba varasemalt tundnud. Nüüd ühest küljest võib see tähendada seda, et sa hakkad olema koos kellegagi, keda sa juba tunned või tead, ehk siis mingil põhjusel selles elus teie teed on juba ristunud. Või see võib tähendada ka seda, et tõesti teil on sügavam hingeline kokkulepe, te olete ka varasemas elus juba teineteist tundnud ja hinge tasandil siis selle hingelepingu teinud, et selles elus ka te kohtute ja armastuse kogemust siis üheskoos nautida saate. Tuleb sulle ka kaart finantsid ja karjäär, nii et armastuse elu siis mingil põhjusel saab mõjutatud olema tööst. Võimalik, et sina oled oma tööasjadega kuidagi hõivatud või see teine osapool on hästi oma tööeluga hõivatud, ehk siis teil ei pruugi olla kohe väga lihtne sellist ühist aega või kontakti leida. Ei tasu üldse muretseda või ennast heidutada lasta sellest, et kui selline kõrgem side on tulemas, siis kindlasti kõrgemad jõud aitavad kaasa, et te koos siis olla saaksite. Võib see tähendada ka seda, et koos tööalaselt midagi ette võtate. Miks mitte? Järgmiseks kaardiks tuleb sulle speak the language of love, et räägi armastuse keeles, et armastavad sõnad mängivad olulist rolli, et just nimelt see, kuidas sina võib-olla väljendad talle oma tundeid või vastupidi, et just kuidagi see teineteisega rääkimine ja see kõne, see saab olema midagi, mis siis kuidagi seda sidet väga tugevalt siis kasvatab ja seda lummust teie vahel tekitab. Järgmiseks kaardiks actions speak loudly ehk siis kõik see, mida sina teed, ehk siis just nimelt tegutsemine ja teod, need räägivad kõige kõvemini. Väga huvitav on see, et siin nagu tuli välja see, et just nimelt nagu see rääkimine ja see sõnade pool hakkab hästi olulist rolli mängima, aga siin tuleb välja ka teod.
et ei ole lihtsalt nii, et jutustate, eks ole, maad ja ilmad ja muinasjutud kokku, vaid tegelikult ikkagi see päriselt ärategemine ka selles koosluses hakkab mängima olulist rolli, et sõnadest üksi ei piisa, et teod peavad ikka ka nende taga olema, mis on absoluutselt täiesti õige, nii et väga hea, et see kaart siia tasakaaluks tuli. Järgmiseks kaardiks tuleb sulle kaart kohtumõistmine. Ühesõnaga, et hirm võib mängida siin mõnikord teie vahel mingisugust rolli. Üks osapooltest võib tunda, et ta ei ole piisavalt hea või piisavalt väärtuslik. Ühesõnaga, täielikult mingisugused hirmumõtted tulevad ja hakkavad saboteerima seda suhet. Tuleb siis teadlikult need hirmud vabastada ja tunda, et tegelikult on kõik hästi, tegelikult on kõik turvaline. Võib-olla just nende tööteemade pärast, et ei ole mingisugust aega kohe võtta. Ühesõnaga, ei tasu siis muret tunda, et kui sellised asjad teil päevakorda tulevad selle uue inimesega, lihtsalt minge selle hetke energiaga kaasa. Võib-olla ei ole vaja teha mingisuguseid suuri tulevikuplaane kohe. Ma arvan, et see ongi kõige õigem. Et ei ole õiget ja ei ole vale teed. Et lihtsalt minge ja vaadake, kuhu see tee läheb. Järgmiseks kaardiks tuleb sulle kaart igavik. No ikkagi igavikuline side. Väga võimas side ja väga nagu kokku lepitud tee see värk ikka. Te suudate teineteist tervendada ja te suudate teineteisele pakkuda midagi kõrgemat ja sellist suuremat mõistmist. Et selline läbi aja ja ruumi side sinu ja kellegi vahel. Ja see side täiesti läbi elu ainult transformeerub ja kasvab. Et see saab olema hästi mitmekülgne side ja temas ei ole mitte midagi ühekülgselt siis. Järgmiseks kaardiks tuleb sulle kaart paradiis. Et selline õnnelik aeg, võimalik, et ka koos kuhugi reisimine, mängulisus, ühtekuuluvus ja tõesti teineteise nautimine. Väga ilus. Kisses, suudluste kaart. Siia on alla kirjutatud isetu armastamine, andmine ja saamine on tasakaalus ja tõesti kuidagi selline sügav armumine või selline väga ilus tunne tuleb siit välja. Vaatame edasi. Järgmiseks kaardiks tuleb sulle selline kaart. Twin Flame, kaksikleek. Vau, väga suurepärane, et tõesti väga sügav kirg on siin teie vahel ja ikkagi kõrgem side. Selline kaart siis ja see kaart ütleb, et anna ja ütle välja tänu selle armastuse, õnnistuse eest, mis on sinu suunas peagi tulemas. Tea, et sa väga väärid seda. Sinu süda väga ihaldab seda ja sa saad seda, mida sa tõepoolest siis väärid. Ja kõige viimane kaart on sulle tulnud selline kaart. Ja see kaart ütleb, et leppimine on siis võti sisemise rahuni. Et sa pead leppima sellega, kuidas asjad on varasemalt olnud, kuidas nad on praegu, lepi sellega, mis on sulle tulemas. Et ei ole vaja midagi muuta. Ja mõnikord tõesti, siin näitabki, et see saab olema mingi side, mis ei allu üldse sinu kontrollilegi. Et see lihtsalt on, ta on määratud tulema ja üsna faktipõhine paistab see hetkel siin olema. Vot nii, kallis grupp number 3, sellised kaardid siis sulle. Mina olen sinu eest väga tänulik ja soovin sulle kõike head. Tere tulemast grupp number 4, see on sinu kaardi lugemine ja vaatame siis, mida kaardid sulle lubavad. Kõigepealt kõige esimeseks kaardiks on sulle tulnud kaart Make the Effort. Paistab, et sina siis mingil põhjusel kuidagi peaksid enda armastuse elu suhtes ja selleks, et kuidagi enda ellu
uut inimest tõmmata ise tegema esimese sammu ja see saab olema väga väärt seda, et sa selle esimese sammu teed. Järgmiseks kaardiks reconciliation ehk taasühinemine. Keegi sinu eelmisest elust tahab tulla sinu ellu. Saabub tagasi. Väga ilus ja väga võimas ehk siis suurem hingeline side. Suurepärane. Sea fookus armastusele. Näe kõiges head, näe kõiges ja kõigis head ja ainult armastuse energiat, et see aitab siis seda protsessi tõepoolest kiirendada, mis on määratud sulle tegelikult niikuinii kohale jõudma, kuid ootaja aeg on ju teadupärast ikka pikk, nii et kui sa saad midagi selleks ära teha, et seda kiiremini enda poole tõmmata, siis mõtle välja, mis see on. Järgmiseks kaardiks be supportive, et ole toetav. Ikkagi näitab ära, et sina nagu pead mingisuguse panuse kuidagi selle jaoks nüüd ise ära tegema, et see inimene saaks sinu ellu tulla. Võimalik, et sinu elus on mingisugune blokeering või midagi nagu takistab. Igal juhul midagi on vaja ära teha, et see inimene siis saaks pääseda sinu ellu. Järgmiseks kaardiks on leppimine. Leppimine siis kõige sellega, mis on olnud ja tegelikult ka see teadmine, et mitte miski ei vaja sinus parandamist, et sa oled piisavalt hea. Sa oled piisavalt hea ja sa väärid armastust ja tõesti, et sa oled ilus ja sa oled ilus nii seest, kui sa oled ilus väljast, nii et ära seda siis mitte kunagi unusta. Sa oled ilus sellisena, nagu sa oled ja õige inimene armastab sind sellisena, nagu sina oled. Nii et lepi sellega, lepi tõsiselt ja tõeliselt sellega, et sa oled juba terviklik. Ja nii saab sinu elu siis tõesti transformeeruda ja maagiliselt siis kedagi enda poole tõmmata. Järgmiseks kaardiks on õnnistuse kaart, armastus, valgus, õnnistuses, et see on sinu poole tulemas. Ole valmis seda vastu võtma, õnnistus saadetakse sinu poole, sinu teele, nii et kui sina teed esimese sammu, siis universum ütleb väga tore, et sina tegid esimese sammu, ma tulen ja aitan sind ka omalt poolt kaasa. Ja tugev selline õnnitlus tuleb siis universumilt sinu poole, et sa oled tubli ja et tasub need sammukesed ära teha. Nüüd järgmiseks kaardiks tuleb sulle sunglasses. Et kui sa selle inimesega tutvud, siis võib olla sellist teineteise jälitamist, no pigem sotsiaalmeediaseks, et tõesti, et vaatate teineteist, uurite üksteise tausta, mida keegi kus ja kuna teinud on, et selline väga selline nagu väike detektiiv lööb teis mõlemas välja ja tahate siis teineteisest võimalikult palju teada saada, võib-olla kohe ei julge siis küsida ka kõike, kuid igal juhul ja, et kuidagi sotsiaalmeedias siis saab olema hästi intensiivne kogu see teie suhte algus ja areng. Osadel juhtudel, miks mitte, te võite tutvuda sotsiaalmeedias kusagil või tõesti siis internetis. Aga mitte kõikidel juhtudel, sest tegemist on üldise lugemisega. Järgmiseks kaardiks tuleb sulle palmikese kaart, palmipuu, stabiilsus, turvalisus on tulemas sulle, suurem kasv, paindlikkus, tõesti selline soe energia ja soe tunne tuleb siit läbi. Nüüd järgmiseks kaardiks on sulle tulnud selline kaart ja tasakaal. Tasakaal on armastuse elus siis sinu poole tulemas. Alati ei pea kõiges olema üksmeel, kuid just see teineteise mõistmine, eks. Et selline suurem ja kõrgem armastus tähendabki seda, et toetatakse teineteist ka hetkedel, kui on väljakutsed ja võib-olla ei ole alati üksmeelt. Et teie suudate seda tasakaalu siis tõepoolest hoida. Järgmine kaart, eelviimane kaart on sulle tulnud selline kaart ja see kaart ütleb, et see on püha selline ühendus. No ikkagi, eks ole, see sama kaart, et austa seda ja
ja tõesti kuidagi selline aarde leidmine selles suhtes ja tõesti selline väga püha ja väga võimas siis side teie vahel olema saab. Ja kõige viimane kaart on sulle tulnud selline kaart ja see on seksuaalenergia ja selline tõesti ühinemine ka suurel füüsilisel tasandil. Et teie vahel siis saab olema tõesti väga tugev vaimne side, kuid väga tugev seksuaalenergia ja see side siis saab olema selles suhtes ka väga tugevalt esindatud. Tõesti sellised igavikulised hinged teie olete mõlemad. Ja tõesti, et leiate sellise suurema naudingu siis teineteises. Väga ilus. Sellised kaardid sulle, kallis grupp number 4. Võimast armastuse teekonda sulle, soovin sulle kõike head.